no üks suur erinevus on juba see, et Ameerikas law school'i minnakse pärast seda, kui on bakalaureus juba käes, eks. ja seal on siis see muudab päris palju lähenemist õigusele üldse, sest eeldatakse, et inimestel on juba mingisugune baas, nad on erinevatelt erialadelt, nad on kas politoloogid või majandusteadlased või midagi, nendel on see haridus juba käes ja siis nad tulevad õppima õigust. ja seega õigusele lähenetakse millenagi, millena nad oma muu valdkonna nii-öelda aluselt saavad kuidagi läheneda. Samas Eestis ja üldse Euroopas on õigus ongi see põhivaldkond, ei olegi mõtet, et inimesel on nüüd mingisugune muu valdkond seal kõrval, vaid ta ongi eeskätt jurist. Ja ta hakkabki seda üsna noorena 18 või 17-aastasena õppima. Aga see laiem erinevus ongi võib-olla, mida ma juba mainisin, et Mandri-Euroopas, kui ma võin niimoodi üldistada, on see mõte, et õigus on teadus. See on valdkond, hea jurist on see, kes tunneb õigust, õigus on süsteem, ta tunneb seda aga Ameerikas muidugi see on ka üldistust, Ameerikas on väga erinevaid law school'e ja seal on law school'e, kus keskendutakse sellele, et inimene, kes sealt välja tuleb, teeks ära suure edukusega selle advokatuuri eksami. Ja teiselt poolt on law school'id, kus mõte on, et see inimene õpib ise selleks eksamiks, seda me ei pea talle tingimata õpetama, ta ei pea kõike eksamitel, ei pea kontrollima, kas ta kogu materjali niimoodi peast teab, aga me õpetame teda arutlema. Ja ta peab olema võimeline oma seisukohta põhjendama ja see on päris suur erinevus. Et see muudab üldse selle hariduse iseloomu, sest et seal ka eksamite iseloomu, seal keskendutakse, eksamid enamasti on seal nii-öelda lahtiste materjalidega. Ehk siis antakse sageli on see ka nii-öelda koju kaasa viidavate materjalidega eksam, kus inimene peab siis argumenteerima, peab nendest materjalidest kuidagi midagi oskama välja võtta. Ja Euroopas, ma ei ütle, et see on halvem, aga see mõte on just, et inimene, tal peab olema teatav eruditsioon, ta peab teadma õigusvaldkonnadest, ta peab tuupima, ma ütleksin, aga mina isiklikult ei arva, et tuupima on tingimata halb. Ma ütleks, et see on olnud hea kogemus just see Tartu tuupimiskool ka läbi teha, sest selle tuupimise pinnalt võib-olla see materjal üksikasjades ununeb, aga selle tuupimise pinnalt kujuneb vähemalt mingit laadi alus. Ja mul on tunne, et jurist peab olema selles mõttes erudeeritud, et ta peab tundma erinevaid õigusvaldkondi. Siis tal tekib võib-olla tunnetus õigusele kui millelegi üldisemale.